mina ütlen nüüd lihtsalt jõu ja Kaido ütleb Jõuki jõu. No näed. Eelkord oli meil see natukene vanem temm on ju, 28. Aga me ikkagi nagu upgrade ime. Siis me võtsime tutika. Nagu see on vana kere, aga põhimõtteliselt on tutikas pild. No suht uus pild. Ühe võistlussõitud on see konkreetne kombo. See siin taga. Puhas bluff. Jah, see on meil 318. Ja see on meil nüüd esimene ralliauto. Üldse. Ei olegi varem näinud neid lähedalt. Ei, väga huvitav oli, siin on juba mingisugused asjad, mis on nagu, no tungraud on juba nagu, võiks saata seda tungrauast. Ja nüüd tuleb see kurikuulus, mina ütlen, see on kurikuulus, Andres Jupitsa montaaž. Nagu ikka tagantpoolt hakkab pihta on ju. Ja siin on iga E36 unistused reas. M-paketi stange, valge värv, äkki on Alpin Wise. Purgi valge. Purgi valge, individuaal, purgi valge. Valge suunaga need tuled, ehk siis kõik tuunihuvilised otsivad neid ja siis on need ralliautode ja driftikate küljes. Antikas kindlasti. Antikas ei ole mingisugune see, mis see LTV ring on. See, ma ei tea, mis LTV on, light, mida iganes. Teate küll see, kus 36 mehed. Evo 2 tiim, jaa. Vaid siin on ikkagi Big Bang. Fiber. Ehk siin on pagassiluuk, kapott, esitiivad. Kes need teeb? Need või? Nüüd on selle Kollarekseri tehtud. Tarmo tehtud. Mis asju veetakse? Ja siin on ikkagi ralliautole kohaselt, siin on valuratas on ju. Siis ma näen, siin on tööriistad. Rattavahetuseks ja siis on see tungraud. Ja ma võtan see tungrauda välja. See on nii ilusti värvitud sellest, et see peab ilusti võtma, muidu kriibid ära värvi. Nii. See ongi OE tung või 36 oma? See näeb, niimoodi näeb siis välja, kui me Kaidoga läks rallit sõitma selle autoga. Kuule refleks läks, siis mõtled, nii, vaatame nüüd, kuidas see lahti käib. Näe. Juba omal kohal? Selle me paneme sinna. Orikauku. Orikauku. Äkki me pärast teeme sellega ka midagi või? Ma arvan, et saame teha küll. Näe. Juba tõstab. Nii lihtne ongi. Ongi. Ja ongi rehv vahetatud. Ei läinud poolt päevagi. Siin me näeme veel on aku. See on arvatavasti kerge, mingi liitium aku. Siis aknapesupaak on siin taga. Siis on üks äge voolik, see tuleb sealt ülevalt katususkuubist. Nii kõva pild, nii palju skuup. Katusel on skuup. Mõned tugevused on see keevitatud. Ja on kõik. No me ikkagi hämmastame, kui puhas see pill on. Nagu seest just. Hea vaadata. Nagu esindusest. Ma tagasi panen selle NASCAR stiilis vaata. Rau! Keernud maha. Ühe korra läheb ikka ja. Palju kaalub? 11. Nüüd, mis me siin taga näeme? Esimene asi on meil amort. Ei ole siin jomm ega Taatechnics ega PC, vaid siin on Riigeri. Max Speed. Riigeri päris ralli coiloverid on. Mis on siin käik on räme ja siis on need eraldi reservuaarid. Keegi tark võib kirjutada, kuidas see reservuaari värk toimub. Nii, hakkame siis sealt keskelt poolt. Sillad ala kõik on custom. RS Motorsport. Jah. Differ on Pirakas 210. Arvatavasti mingisuguse Semjorka alt. Sees on LSD, 75 lukk oli vist või 80 isegi, 75. Ülekanne 447,
poolteljed on ka from USA, customid, tugevad, sest siin algselt pandi need tutikad M3 omad, aga need tegid krõpsti nagu see pajuvits. Ei, pajuvits ei lähe veidki. Saate aru küll? Küll ta läheb. Küll ta läheb. Ma näen siin veel siis unipolle, ülemised alumised kaikad on kõik custom. See õõts on vist orig, tundub. Pidurid olid meil siin, kõik on 285 milli ja AP Racingu supportid. Tundub 4 kolbi on igal pool. Kõik asjad on samad, et seest saad keelata seda balance'i, et siis ja see, et ka pedalboxis rinded on erinevad. Nüüd, paaki näeme siin, orig paak, aga all on see Kevlar kaitse, et Big Rocks ei tuleks sinna Timos. Teate küll. Et kõik, kes te sõidate nüüd seda EMV6 sarja rühma, ütlen teile täpselt, siis AP Racing Pro 5000 pluss. Väga hea nimi. Ees on meil Wisefabi need ralli õtsad. Siis on Eccentric polupuksid taga ja samamoodi Riegeri amort. Kas vaatasid seda või? Läbipõltu või? See on korralik kaigas. No see on, jah. Ja siis ongi ju kõik või? Nüüd vaatan tuppa. Muidugi. Davai. Tuled sisse ka või? Ja see on see, nagu need kassid. Et kui pea mahub, siis peab ülejäänud ka mahtuma ju. Peab seal laksma. What? Rool käib ära. Tundub, et see auto omanik on väike poiss. Ei ole. Ta on vist tegelikult mingi 10 sentimust lühem umbes. Nii et õnneks. Siin käib see ära rool. Ja nüüd saab nalja. Ja eriti jääd siin saab nalja veel sellepärast, et see auto on ikka veel nende poolemeetriste pukkid otsas. Püksid kohe lähevad sealt rebenevad. Ei rebeni. Mingi stretch teema. HM. Panid suunad sisse kohe. Ma ei mahu istu. Tuletame meelde, katse jätkuvalt käib. Kiire, just oli kiire rattavahetus. On aeg rattana seada. No mul on head vastu rooli, aga ma ei ulata istme põhjani ka. Mul on need latino puusad. Nii, hakkame järjest pihta siis. Puur on siin süüke firma nagu Custom Cages. See on UK firma äkki või? Ühesõnaga, nad saadavad sulle selle Lego. Aga kas ma sain õigesti aru, et Eestis on ainult nagu... Igaüks ei tohi seda kokku keevitada. Davai. Ja me vaatasime siis seda passi, vaatasin ka, seal on 58,5 kilo. Et suhteliselt kerge see puur. Nüüd, see sama, kus ma istun, siin on Sparko istmed. Nende kõrvadega on ju. Ma ei tea, kas see kõrvad on kiivri pärast või? Et ei lööks ära. Rooli ma võtan kohe jälle siit eest ära, sest siis on mul rohkem ruumi. Rool on meil Sparko rool. Ja nüüd lähme siia huvitavat asja juurde. Pedalbox. Tervitame jälle Rainerit. See on Suvi Performance pedalbox. Siin ees on meil jälle see. No tegelikult see ei ole enam tablett. See on päris dash. Jah. Ja nüüd jõuame ka selleni, mis seda asja kõik kompotti juhib. Siin on siuke aju nagu TTA, mis oli meil siis ka UK firma vist. Siis vaatame siia keskel on ju. Siin on ilus carbon tükk. Käime kõik nupud läbi siis. Siin üleval. Carbon on selle ise tehtud autoomaniku poolt. Omaniku enda tehtud või? Vapsi. Aga nüüd võin nuppe rääkida. Ma paneks telefoni hääletu peale, aga ma praegu küll seda telefoni raske kätte. Siin üleval on siis nupud, millega saad displays muuta neid layout'e või siis vaadata täpsemalt mingid andmeid. Olber suured ja asjad. Nüüd me läheme siit edasi. Stardid, vendid ja siis üks meie lemmik, millest me alati räägime, on see, et kui sul on äge aju, siis miks sul on nagu vendinupp ja pumbanupp, et miks nagu aju võiks selle töö ära teha ja et me ei ole ju mingi 92 aasta ja siis sa pead kõik peavad käima nende nuppudega. Aga need on siin lisaks. Ehk siis kui on vaja
Ehk siis aju lülitab sul venti õigel ajal ja pumba ilusti järgi ja aga kui on vaja mingil põhjusel sundventi saad panna või siis on vaja kütust välja pumbata või ükskõik mis põhjus saad veel lisaks panna. Ahaa. Siin all on äge krutitav nupp, sellega saad siis muuta, kuhu poole pidurdab, ette taha. Pidurakässar. Siin on meil Läti toodang, Samsonase shifter ja siin all on ka Samsonase kast. Ja selle kastiga ei saa nagu, niimoodi ei saa teha, niimoodi saab teha. Või jalaga jalga. Tule välja. Tulen koos istmega, ma tõmban need M8 välja. Kehva. Pane nüüd käed maha. See ei ole üldse liht. Pane käed maha, ma nägin, tule pea ees. Ja nüüd rehve vahetama või? Nendele fännpoid öelda. Ühesõnaga fännpoidele siin on ees ka M-pakett. Kõigi rõõmuks siin ees ei ole neid Angel Light'ega pika... Depo tuled. Depo tuled on tavaliselt. Kas sul jääle murre just? Teeme uuesti. Depo tuled. Depo tuled, jah. Siis siin on karva tükk made in Poland. Ja need lisatuled. Neid oleks vaja igapäevapillile ka. Nüüd vist läks see seadus vabaks ja nagu et sa võid panna rohkem kui 2 ja mingi päris palju neid. Siin ees on meil Mishimoto radikas ja üks L-vent ja siin on õlijahuti. Jah, Z-Rabi õlijahuti ka. Nüüd siia poole tulles, siin ei ole meil turbosid asju, see on enna mootor. S54 on siis 3,2 liitrine rida 6, 4-6 pealt, mis ma ei teagi, mis selle, kas oli ka ainult 4, muul ei pandud, ainult 46 oli sellega. Z4 peal oli ka. Z4 peal jääb ta välja. Aga Z4 seda ma pole näinudki siukse mootoriga, ka piltiga neid. See on see, nagu Donaldil siuke Z4 kuppe ei ole. Või see on sama kitsas nagu see, see on väga väike auto. Siin on meil siis carbon intake ja siin kohas umbes on paneelfilter, ei ole mingid koonukaid või asju. Nagu siis S54 kombeks siin on need ITB-d ja mootor sai kerge selle uuenduskuuri. Kollektor on väike customi voice ja taha otsa läheb siis 3 tolli sumps. Veel ma nägin, et kastitala oli alumiinium, lightweight jälle. Ja Dünos näitas see auto natukene 400 väände ja 400 hobujõudu. NA 400 hobujõudu. Mul oleks ka vaja, see kõlab päris ägedalt. Kõik on polupukside peal. Strutt on meil siin OMP oma. Siin on selle Riigeri need reservuaarid, mida kohe keegi tark ütleb, kuidas see töötab või saadab. Või tavaliselt eestlane nii laista saadab selle copy-paste mingi Wikipedia linki, loe ise toda. Aga no siis ma loen. Siin on meil kastituulutusanum. Ja on kõik. Nüüd paneme rattad alla ja siis võime auto maha ka tungida. Ja me pidime seda ägedat tungrauda ka proovima. Muidugi. Aga siis paneme rattad alla ja laseme päris tungiga alla ja siis proovime racing tungiga üles tungida. Ja nüüd meil on ikka veel see katse on pooleli. Nüüd proovime tungi ära. Jälle rehv tühi. 400 eppa ja põletab küll, rehve kulub. No ma olen kuulnud, et siin isegi pidi neid velgi kuluma nagu. Nüüd kui rehvid saavad otsa poole katse peal. Näe. On kõik või? Minema keeruta või proovi. Ei lähegi katki. Siis see ketke. Seda ma kartsingi. Pane nüüd kiire on ju, kohe on vaja juba edasi kütta. See pill on nii libe, rahulikult. Nii, nüüd hakkas tõstma aine. 1. Tehvad ju.
juba saab vahetada. Jah. 4 umbes, 4-5. Siukest tungiks endal vaja. Mis 30... Aga siis 36 kinnitused pead tegema kõigil autodele, vaata. Ja siis ma pean ostma siis 36 maha. Ja siis lootma, et rett läheb puruks. Kas see on päris hirmus siin värvitud? Kõik vaatavad pingsalt kõrval. Veda. Ja juba jooksed ja paned tagasi juba. Ja juba saabki. Enne pead puhkama. Siis paned kinni ja lähedki juba sõitma. Nüüd ongi kõik. Järgmine kord tuleb... Midagi huvitavamat, äkki veel või? Midagi erilist. Nagu teist laadi. Jaapani autod on teemas nüüd paar korda. Kõik. Jälle on reede. Vaja maale minna. Nüüd tahaks panna kohe selle Merka, selle Raju reede looga. Aga see on otsust copyrightitud. Ja taega!